osa number 7 minu kreisist suhtest kolumblasega. Let's go. Kui teil on sellest loost kopp ees, siis mul ka. Aga show must go on, nii et jätkame ja kui te mõtlete, et see on raudselt viimane osa, siis ma kahtlen, et see on viimane osa. Eelmine osa lõppes selles punktis, kus ma olin otsustanud oma eluarmastusele külla minna. Ma lähen Prantsusmaale. Selles mõttes, et ta oli kuude viisi mind endale külla kutsunud ja ma olin lihtsalt kuude viisi öelnud, et no thank you, aga siis ma avastasin, et juuni alguses on mega odavad piletid Marseille'sse ja mulle tegelikult hullult meeldib reisida ja siis ma olin nagu, oh my god, let's go ja ma kirjutasin talle, et kuule, ma lõpuks ometi tulen, on ju, oh my god, ma tulen. Ma eeldasin, et ta nagu mega excited. Miks ma eeldasin, et ta mega excited? Nagu ma oleks juba pidanud paremini teadma sellel hetkel. Ja mul oli nagu, et sellest kuupäevast selle kuupäevani, kas sulle sobib ja ta ei vastanud mulle. Ta tundide viisi ei vastanud mulle. Tüüp, kes alati vastas mulle korraga, ei vastanud mulle. Miks ta ei vastanud? Sellepärast, et ta oli paanikas. Ta oli paanikas. Ta ei olnud arvestanud sellega, et ma reaalselt lähen talle külla. See ei olnud talle kasulik, ehk siis ta kasutas taktikat, et ta lihtsalt ei vasta mulle. Ma eeldan, et ta lootis, et ma ikkagi siis ei lähe, on ju, või midagi muutub või mis iganes. Ja iga tunniga pileti hinnad tõusid ja siis lõpuks mul oli nagu selline paanika, teate see tunne, et oh my god, kui ma kohe ära ei osta, siis ma ei saagi minna. Seega ma ostsin need piletid ära ja ma kirjutasin talle, et okei, ma siis tulen. Et pärast siis organiseerime ja siis ta lõpuks vastas mulle nagu, et jei, nii tore. Tausta infoks teile. Selleks hetkeks oli Andres mulle öelnud, et ta ei ole koos Pauliinega, ta ei ela koos Pauliinega. Pauliine minevik, ta elab kusagil eraldi, ta jagab korterit mingisuguste tüüpidega, ta teeb muusikat ja üritab oma pabereid korda ajada ja me oleme koos, me oleme taas koos. Ja ta armastab mind ja ma olen ainuke naine tema elus. See oli see info, mis mul too hetk oli. Ja siis ma üritasin oma reisi planeerida, eks ole, et number 1 mul oli vaja teada, millises linnakeses ta täpselt elab. Ma teadsin, et ta ei ela Marseille's. Seda ta oli mulle varem juba öelnud, ma teadsin, et ta elab seal kusagil lähedal, aga ma ei teadnud täpselt kus. Siis ma olin nagu, kus sa elad, Toulouse või kus on ju, et ma teaks, kuhu tulla. Ja ta ei tahtnud mulle öelda mingil põhjusel. Ma mäletan, ta vist midagi lõpuks ütles, aga see linnake, mis ta mulle ütles, ei olnud see linnakene, kus ma hiljem teada sain, et ta elab. Ja siis mul oli nagu, et ma tulen ööbin sinu juures, eks ole. Et ma absoluutselt ei olnud arvestanud selle ekstra kuluga, et ma pean nagu majutust otsima. Ja siis tal oli 100 vabandust. Ei, minu juures kohe kindlasti ei saa. Meil elab siin, ma ei tea, 25 inimest, siin ei ole ruumi, neile ei meeldi külalised. Ja ma mäletan, ma ütlesin talle, et come on dude, et ma magan diivani peale, et it's okay, on ju. Ja tal oli nagu ei kategooriliselt, see ei ole võimalik nagu. Siis ma lõpuks, ma olin nagu, et davai, ma võtan Marseille'sse Airbnb korteri, et tegelikult nii ongi parem. Ma mäletan, ma oma peas mõtlesin, et nii ongi parem, on ju, et kui sul seal nii palju inimesi elab, siis meil ei ole üldse privaatsust, on ju, et üürime mingi korteri Marseille keskuses, eks ole. Marseille's ongi rohkem nagu vaadata, on ju, et kui sul on nagu omad tegevused, et mul ei ole igav, on ju, et ma saan ikkagi nagu ringi vaadata ja turisti mängida, on ju. Ja siis meil on nagu rohkem privaatsust, on ju. Meil on nagu, me saame rohkem omavahel, nagu me saame koos olla. Mis oligi nagu põhjus, miks ma sinna Marseille'sse üldse ronisin. Okei, fine, on ju. Lipud juba lehvisid igal pool, mina midagi ei näinud ja kätte jõudis see päev, kui ma siis teele asusin. Ja sellise nädal, kusjuures, kui ma õppisin, et kui universum saadab sulle märke, siis palun pööra nendele tähelepanu. Väga oluline pöörata nendele tähelepanu. Kui üldse midagi sai pekki minna, siis kõik pekki läks, eks ole. Ma jõudsin lennujaama 2 tundi enne lennu väljumist, nii nagu peab jõudma, eks ole. Ja ma läksin kohe läbi turvakontrolli ja siis ma jõudsin sinna teisele poole. Ma vaatasin tablood ja tabloo peal oli Marseille 5 tundi delayed. 5 tundi delayed. Nagu see oli mingi tund ja natukene peale nagu lennureis ja see oli 5 tundi delayed. Ja siis mul oli nagu okei, ma olen lennujaamas kinni. Ja mõelge nüüd, et mul oli 7 tundi aega oma elu üle järele mõelda. Mul oli 7 tundi aega jõuda järeldusele, et Liis, it is not worth it. Mõtle nagu kõige selle peale, mida see tüüp on sulle öelnud, mida ta on sulle teinud. Palun võta oma seljakott lahku lennujaamast ja mine koju. Aga ei,
ma võtsin oma 5-eurose kupongi, mis mulle anti selle eest, et lend nagu 5 tundi hilinenud oli. Ja ma võtsin ühe Starbucksi ja siis ma istusin seal lennujaamas ja rahulikult ootasin oma lendu. Ma jõudsin lõpuks Marseille'sse kohale keset tööd, me pidime esialgu kohale jõudma mingi kell 5 või mis iganes, mul oli kõik planeeritud, on ju, et ma lähen bussiga. Marseille lennujaamast ei ole palju variante nagu keskusesse minekuks. Meil oli kas buss või takso, aga takso maksis nagu hingehinda. Ja kui ma lõpuks sinna kohale jõudsin keset tööd, on ju, ma mäletan nii selgelt seda, et me olime seal lennujaama ees. Meid oli seal oma jagu, on ju, ja ma lihtsalt nagu paaniliselt vaatasin nagu neid bussitabloosid ja igal pool oli, et viimane buss väljus 2 tundi tagasi, viimane buss väljus 3 tundi tagasi. Siis ma nagu, oh my god, mis ma teen? Nagu, mis ma teen? Ma olin küsinud, kusjuures Andreesi käest väidetavalt, tal oli auto, on ju, et kas ta tuleb mulle järele ja ta ütles, et tal oli jälle mingi 100 vabandust. Tal tõenäoliselt lihtsalt ei olnud autot. Ma ei tea üldse, miks ta mulle ütles, et tal auto on, sest mina ütles, tal ei olnud autot. Anyway, ja siis üks prantslanna vist nägi mu paanikat või nagu tunnetas seda mingi 2 meetri kaugusele ja siis ta lähenes mulle ja ta küsis, selles mõttes, et prantslased ei räägi nagu ei inglise keelt, ei hispaania keelt, nad ei räägi mitte ühtegi keelt, välja jätud prantsuse keel, aga nagu kuidagi käte ja jalgadega me tegime selgeks nagu omavahel, et mul on vaja minna nagu Marseille keskusesse. Ta ütles mulle, et tema abikaasa on talle järele tulema, seda võib mind nagu ära visata ja siis mul oli küll, vaat see hetk, mul oli küll, et nagu ilusaid inimesi on siin maailmas veel olemas. Ma mäletan, ma olin nii tänulik, ma olin nii õnnelik. Ma oli lihtsalt see, et ma ei pea nagu mingi 50 eurot raiskama selle peale, et ma nagu taksoga saaksin sinna keskusesse kohale. Ja siis nad viskasid mind ära ja ma mäletan, et see piirkond, kuhu nad mind nagu maha panid, ma mäletan, et see elukaaslane oli tal nagu mega mures. Ta ütles mulle, et see on väga halb piirkond, palun ole ettevaatlik, oled sa kindel, et sul keegi seal on sind ootamas, on ju, ja siis see tüüp veel ootas nii kaua, kuni ma nagu Andreesi juurde jõudsin, ta enne ära ei sõitnud. Nagu, nii armas. Ja nüüd me jõuame sellesse taaskohtumise hetke, eks ole. Kui te kujutate ette, et see oli selline nagu filmis, on ju, et me jookseme teineteisele vastu, me ei ole ikkagi üle 6 aja teineteist näinud, on ju, et oh my god, me oleme taaskord koos, on ju, siis reaalsuses Andrees oli külm, kalk, ta oli närviline ja näha oli, et ta on paanikas, eks ole. Me läksime otsejoones siin Airbnb korterisse. Ma mäletan, et ta istus maha, ta vaatas tõsise näoga mulle otsa ja ta ütles, et Liis, me peame rääkima. Mul on vaja midagi sinu käest paluda, eks ole, et me peame rääkima, palun kuula mind. Ja mul oli nagu, et oh my god, okei, on ju. Ja ta ütles mulle, et ma tean, et see ehk kõlab veidralt, aga palun ära jaga mitte ühtegi pilti oma Marseille reisist sotsiaalmeedias. Ja siis mul oli nagu, et miks? Ja siis dramaatiline nagu Andrees oli, on ju, siis ta oli nagu, et palun, ära küsi minu käest küsimusi, nagu ma ei saa sulle vastata, aga lihtsalt nagu, et sa teaksid, see võib panna ohtu minu võimaluse paberit korda saada. Ja siis mul oli nagu, et okei, ma ei või küsimusi küsida, aga ma võin spekuleerida, eks ole. Ja siis ma ütlesin talle, et fine. Ja siis mul oli nagu, et Andreesil on vaja paberid korda saada. Kuidas Andrees oma paberid korda saab? Ilmselgelt on tal vaja kellegagi abielluda. Kellega ta ikka abiellub, kui mitte selle sama Pauliinega, kellega ta ei ole enam koos ja kellega ta ei ela koos, on ju, ja kellega tal ei ole mitte mingit kontakti välja jätud see, kui vahepeal Pauliine teda ähvardab, on ju. Ja kui Pauliine näeks, et me siin koos nagu mingi turteltuvid mööda Marseille tänavaid patseerime, siis ilmselgelt Andreesi plaan nagu abielludes Pauliinega paberid korda saada läheks lihtsalt vetsupotist alla. Kas mul on õigus? Andrees oli väga nigelas positsioonis. Alates sellest hetkest, kui ma ütlesin talle, et mul on Marseille lennupiletid ostetud, ma olen tulemas, oli ta tõenäoliselt paanikas, on ju. Ta ei tahtnud, et ma sinna lähen. Ta ei tahtnud, et ma seal olen. Ta tahtis tõenäoliselt minuga koos olla, aga lihtsalt mitte Prantsusmaal, on ju. Ma olin liiga lähedal tema teisele elule ja sellele teisele naisele ja ta teadis, et üks postitus ja kõik, mille nimel ta nii palju oli vaeva näinud ja tööd teinud, lihtsalt kukub kokku. Ehk siis ta oli nurka surutud ja ma arvan, et ta tundis, et ta peab mingil määral tõe mulle lauale laotama. See tõde oli väga auklik ja väga nagu kaheldav, aga nagu mingil määral ta tunnistas mulle mingid asjad üles. Aga sellest järgmisel korral, kui saab jälle aeg otsa, varsti näeme.